Teate, seda tahaksid paljud teada ja ma kohe räägin teile. Tegelikult on nii, et ma arvan, väga paljud tahaksid seda küsimust küsida, aga võib-olla nad isegi ei julge. Räägime siis lähemalt, see on väga tore, et teid huvitab, sellepärast see oli väga-väga äge kogemus. Pidin korraks pausi lausa tegema, et mõelda, et Merle videot oli väga hea jagada, sellepärast et nagu tema on neid läbi viinud väga palju aastaid ja tal on lihtne nagu sellest rääkida. Mina olin seal esimest korda ja sellisel konstellatsioonil olin ma täiesti esimest korda. Ma ei teadnud, mida ta teeb ja ma ei saa teile nagu rääkida ka ette, sellepärast et kui teist keegi läheb, siis te nagu teate, mida aimata, nii et ma pean hästi ettevaatlik olema, mida ma ütlen. Sellepärast mina ei teadnud, mida oodata ja see oli hea ja ma tegin kõik tegelikult nii, nagu ma olekski pidanud ja see oli väga lahe ja tegelikult ma panin enda ette teadmata sellised paberid, kuhu oli Merle kirjutanud mingid sõnad ja ma olin täielikus šokis, kuidas ma need asetsin täiesti õigesti. Ma nagu mingid küsimused sinu elus, et kui sul on segadused või sul, ma ei tea, kuskil on raha kinni või sa ei saa oma perega läbi või sa ei tunne, et sa ei kuulu nagu ühte või teise, siis seal vist saab tegelikult veel rohkem küsida igasuguseid asju sealt ja sul hakkabki reaalselt paha või halb, kui sa seisad vale koha peal ja see on nagu nii lahe. Siis ma olin ka nagu, et okei, kuna ma liikuma pean, nagu, ja siis mul hakkas täitsa nagu siit pooma, ma ei saanud nagu hingata, selline kõritsakra oleks nagu kinni, selline paha tunne, vaata, et kui sa nutad ja tahad öelda, aga sul on valus öelda. Ja mõne hetke pärast, kui sa läksid sinna kohale tagasi, kui nagu kõik, sa nagu teed selle korda, fiksid ära, siis sa nagu mingi, okei, siin on nüüd hea. Ja see on nagu, see on nii uskumatu ja pärast sa vaatadki seda olukorda täiesti teisiti, see on nagu, see on väga huvitav, aga seda peavad inimesed ise kogema, sellepärast et nagu ma ei tohi rääkida väga paljusid asju, on ju. Muidu teil ei, ma ei tea, äkki hakkad seal võltsima natuke või ma ei tea. Samas need, kes on käinud, need ju teavad. Ma ei tea. Ühesõnaga, ma olin pärast seda mega väsinud. Alguses, stop. Alguses ma mingite asjade peale hakkasin hästi kergelt nutma, sest need nagu tegid haiget. Ja pärast ma läksin sealt ära jumala rõõmsana, rahulolevana, aga ma olin samas väsinud. Mul täitsa tuli migreen. No ikkagi nutad seal mitu korda ja see oli nagu nii väsitav, nii vaimselt kui füüsiliselt, nagu ma just trennis käinud. Aga ma olin õnnelik, aga nagu täiesti väsinud. Ja tegelikult ma oleks saanud ka sinna grupi seansile jääda, ma tundsin, et ma ei jõua isegi, ma ei jõua ja ma tulin koju, ma olin täiesti. Ma ei saanud mitte midagi teha, ma olin nagu nii väsinud ja see oli nii äge tunne ja sa mõistad korraga nii palju asju, näiteks oma perekonnast, oma vereliinidest, on ju, sest tegelikult sa ei tule ainult ühest liinist, et sa tuled tegelikult kahest, on ju. Ja see oli nagu mega huvitav, et isegi minu katkine käsi nii-öelda seisis mingil kohal. Ja ma tundsin, nagu saad aru, sa tunned, ma saan aru, kui sa ei olegi valmis sinna minema, siis ära mine. Ära nagu sunni ennast, et see ei käi nii, et ma ei tea, naine saadab või mina ütlen, et mine, sa üldse nagu ei ole tunnetaja või sa ei tunne või Ma ei tea, kui sa tunned, et see pole sulle, sest ma oleks saanud varem ka minna ja ma tundsin kogu aeg, et ja nüüd ma teadsin, et nii, esmaspäeval ma tookord helistasin Merlele ja ta ütles, teeme homme. Ja ma olin mingi jah, ma tulen, ma tahan, on ju. Ja see oli nagu nii hea aeg, õige koht, kõik oli õige ja siis sa peadki minema, kui sa tunned. Nii et minu jaoks oli väga-väga äge, ma sain väga paljudele küsimustele vastuse ja mul on kergem. Ma natuke treenin ka ennast, et ma mõistan, ma näen ja tegelikult konstellatsioon pidi nagu hakkama toimima võib-olla täiesti lambist sinu jaoks, et nagu
sul lähevad mingid plokid ära ja ühel päeval lihtsalt nagu kõik muutub, on ju. Et see oli väga väsitav protsess, ma tundsin seal väga palju, ma tundsin seal mingit valu täielikult nagu rinnust läbi selja, nagu see, kui sa tõesti nutad ja sa tahad öelda, aga sul on siit on kinni, vaata, et siit poob. Ja siis see hakkab kergemaks minema ja väga huvitav oli. Väga huvitav. Ja ma ei ole tõesti enne sellest käinud ja ma olin nagu mingi, vau, nii lahe. Et kindlasti minge vaadake merlemeitus.eu. Ja ma tahtsingi selle Merle video postitada, sest mõtlesin, et mida ma nagu ütlen, mis see on. Ja tõesti, see on nagu mingi väli siis seal. Ja ma ei tea, mul ei olnud isegi naljakas alguses, aga võib-olla mõne jaoks nagu veider, huvitav. Ja see on normaalne, see ei peagi tavaline tunduma, kui sa ei ole kunagi käinud, et see on väga põnev. Nii et ma ütlen täna, ma vaatan oma sugulasi teise pilguga. Ma näen täpselt, kus need paberid olid, kus olid nagu need sõnad, inimesed, vastused. See oli mega huvitav. Ma võingi seda siia kordama jääda ausalt öeldes. Aga ma soovitan väga minna. Ja mingi hetk, kui ma olen valmis, siis ma äkki lähen uuesti, sest mul oli nagu võib-olla oma tööga ja niimoodi oli mul nagu veits siuke ma ei oskanud nagu panna seda kuskile ja ma tundsingi nii, et mul hakkas täitsa pea valutama nagu mingite asjade peale hakkas mul pea valutama reaalselt nagu mingi kuklast ja otsa eest kõikusid seal ja nagu väga huvitav, nii et äkki ma lähen mingi hetk uuesti, siis mul tekkis mingeid mõtteid, aga samas hello, ma istun sinu toolil, ma tean, aga samas mul ei ole nagu neid veel nii palju, et ja samas sul ei peagi tegelikult palju mõtteid olema, et ma kuidagi läksin ja rääkisin seal mõnda asja ja nii juhtus, et me jõudsime selleni. Kuigi ma ei tahtnudki võib-olla nagu pere teemal rääkida nagu oma sugulaste või me ei rääkinud nagu nendest, aga me nagu jõudsime sinna, ehk siis tõesti me kanname oma, mida sa teed? Ta esineb, ta tahab videos olla, tegelikult tahab süüa, aga me kanname tõesti oma nii-öelda koormaid, mis on kunagi olnud, mitte isegi meil, ja seal on tore sellest nagu vabaneda ja kergemaks saada. Nii et mina küll sain ja mulle aitas, ma võin täna tõesti öelda, et ma tunnen ennast täiesti teistmoodi. Aga aitab, mulle tundub, et ma keerutan, mida sa teed? Issand. Hommikul rippus ämbliklaast alla, nii et see aeg on alanud. Ma pean vaatama, mida tema vaatab, nii et jah. Ma loodan, et teid aitab see ja selles mõttes küsige alati julgelt, et tegelikult ongi imelik, kui sa ise võib-olla oled kuulnud, võib-olla ei ole, midagi ei tea, siis mõtled, mis see on täiesti nagu normaalne. Ja minge lugege sealt lehelt, et sealt, ma kusjuures ei lugenud üldse, ei ole siuke, ma ei loe asju, ma mingi lähen ja teen. Vot, nii et jah, ma loodan, et kellelgi oli minu vastusest ka abi, kuigi see on siuke natuke keerutav, aga ma ei tohtinud väga paljusid paljastada, et siis sa annad nagu oma energiat ära. Nii et ma rohkem ei saa teile öelda. Minge proovige ise järele. Tšau!